Kadakatäks võis olla see niisugune pruunitriibuline selg, aga ta peidab ennast. Tuleb see õunapuu otsa iga päev mingil ajal, praegu on õhtupoolne enne kella 7. Maikuu viimane päev. Aga tuleb õunapuu otsa ja laulab. Ja nii kui ma teda näen, kõndides ümber õunapuu, ta on õunapuu keskel täpselt, üleval pool lehtede vahel. Ja kõnnin ümber õunapuu ja nii kui ma teda näen, siis ta heidab mulle korraks pilgu ja paneb padavai minema ja lendab minust eemale need puuvarjus ta tuleb siia puu otsa ja puuvarjus ta läheb siit ära ja püüab siin laulda, aga väga pelglik on. Ei taha inimest lähedale. Ja mul on kaamera käes. Võib-olla ka see midagi tähendab. Aga asukoht on Põhja-Eestis Rebala muuseum Narva või Peterburi või Murmanski tee ääres. Kuidas võtta Murmanskist ei ole enam Nordagi kaua, ei ole kaugel Norda. Aga siin on hulga linde ja õhtu tulevad meelsasti välja ja siin on nüüd üks kanepilinnu moodi. Ilmselt ongi kanepilind. Ja järgmisesse puusse lendas, nähes mind. Aga kanepilindu siin on, tema maastik ka selline. Põõsikud, väiksed puukesed ja palju päikest, palju lagedat. Tikk-tikk-tikk-tikk, see on kanepilinnu hääl põhimõtteliselt. Aga on ka kadakatäksi, on ka kivitäks on seal, kui ma lähen selle kivide poole. Muinas. Kas need on siis muinasajast välja kaevatud kalmed ilmselt, jah? Surnuaed või midagi. Kas nad on nüüd originaalis? Võib-olla on, aga osalt kindlasti on ka ehitatud originaali järgi püütud ehitada. Rebala muuseum tutvustabki siin muinasaega. Ja see pidi olema 1000 aastaid tagasi, võib-olla 5000 aastat tagasi ümmarguselt. Eks kes täpsemalt teab, seda see teab. Ja siin on siis muuseumjoone. Muuseum. Rebala kaitseala keskus, muuseum ja muinasaja märk. Aga kes täpsemalt teab, aga kui ta ka 5000 aastat või 6-7000 aastat tagasi inimesed siin elasid ja ehitasid selliseid kalmeid, siis see on ju omaette kultuur, see on meie siinse maa. Praegu, mida nimetame Eestimaaks, siis kindlasti seda nii ei nimetatud. Kas neil kirjakeeltki oli, võib-olla eriti ei olnud. Aga siinse maa inimeste, meie eelaste kultuur on siin ju. Ja minul tekib kohe küsimus, miks sellest nii vähe juttu on, miks sellest nii vähe me teame. Üks põhjus võib olla, et kui ei olnud kirjasõna, kui ei kirjutatud, pandud kirja tollaseid asju ja toona, mis inimesed tegid, nende elu ja olu ja mitte midagi, ka nende mõtteid, nende fantaasiaid, nende tegevust ja kui kirjapanekuid ei olnud, siis ei ole ka sellist andmebaasi nagu
mingite muude kultuuride puhul on, aga 5000-7000 aasta taguseid kultuure, nende puhul on ka kirjavärki ka väga vähe. Ja kas me peame seda siis nüüd nii tähtsaks pidama, et neil siis kirjamärgid pidid olema, võib-olla ei pidanudki olema. Aga nüüd selle asemel, et meile tutvustada meie maa inimestele eelkõige, kogu rahvale, kes siin elab praegu, siinse maa elanike kultuuri ja tõsta ausse, nagu öeldakse, nagu öeldi 100 aastat tagasi Juhan Liivi ajal ja sel ajal. Nii, selle asemel tuuakse mingit Araabiast või ma ei tea, kuskil mingisugused tegelased siin palvetavad või ma ei tea mida, ehitavad oma hooneid siia uusi, mis ei ole 5000 aastat vana kõik see kultuur. Ja on palju vähem, mõni 100, võib-olla paar tuhat aastat vana. Toovad selle kultuuri siia ja hakkavad siin seda nämmutama ja iga päev meile pakkuma. Vaat see on, mis mind hämmastab selle asja juures kõige rohkem. Kivitäksike nüüd tuligi istuma. Paistab olema isa lind ja tal on võib-olla pojad seal pesa kindlasti ja paistis ka emalind olema, kahekesi olid nad seal. Nii et ilmselt nad on poegadega toitmisega, ongi õhtu söögiaeg, kell juba 7 paiku õhtul, nii et lihtsalt see vile on siis poegadele märk. Aga teisel pool mul selja taga, kus laulis Kadakatäks tagasihoidlikult õunapuu otsas. Omamoodi vile oli Kadakatäksil ka, aga on peenem teistmoodi. Aga see on nagu hõikav vile. Hüpp, piip, 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 piip. Ja siin on nüüd näha, et kes seda tegi. See on Kivitäks. Et mõlemad täksid vilistavad ja kus ta nüüd siis läks? Kas ta läks liiniposti otsa? Mul on käes Sony kaamera, Sony HX 400V, sellel on isegi GPS. Ja ongi noka vahel, kas on toit või? Tahab pojale toitu viia, jah. Ja see piiksumine ilmselt on siis hoiatus hääl, et see toitu vast viib tasakesi. Et keegi tegelane, nagu näiteks mina, tulin oma vanemate kalmudele siin, et see piiksumine tähendab seda ainult. Aga huvitav jah, et kui ma vaatan neid vanu asju ja mis siin see maa inimeste tegevuste jälgi, mis on tegevuse jäljed on olemas, kirjasõna ei ole tühi selle, filme ka ei ole interneti tollest ajast. Mis tähtsus sellel on? See ei olnudki vaja, elati teisiti. Aga just seda, kuidas siis elati, mida tehti, seda on võimalik teada ikkagi nende tegevusjälgede järgi, nagu lendorava võib leida üles metsast nende pabulate järgi, ei pea kunagi nägema isegi lendoravat. Mina lendorava uurija olen olnud, ma ei ole mitte kunagi ühtegi lendoravat näinud metsast lendamas Eestimaal. Aga ma ju olen leidnud neid omal ajal, kui ta veel elas Eestis, ei olnud veel välja surnud või, siis ta oli võimalik leida. Need tegevusjäljed on siingi olemas. Ei pea lendoravast ainult rääkima, see on ka inimese puhul on tegevusjäljed täiesti olemas. Selle maa elanike, kas selle maa elanike kultuur võib ka kunagi au sisse tõusma loota või kuidas seal asjaga siis on? Ja kõik need araablased ja kas need siis igal ühel on oma kodu ju? Iga loomaliik elab omas kodus, eks ole. See on juba välja öeldud lühikokkuvõte, millel põhineb ka käitumine. Iga loomalik oma kodus ja eks ta siis ka käitub oma kodus ja vastavalt seda kodu siis hoides ja püüdes seda kaitsta ja oma seal lähemaid ja oma sugulasi ja rahvast kõike, eks ole. Ja kui vähe on, kas peale minu filmi üldse praegu näiteks maikuu viimasel päeval aastal 2018. Kas peale minu üldse veel keegi vaatab sellist asja nagu meie maa toonaste elanike tegevusjälgi või? Ma väga kahtlen selles. Aga kui palju inimesi praegu siin maalgi elavaid inimesi, kui palju
neist vaatab igasuguseid võõrkultuuri ilminguid, mida siia on toodud vägisi ja sõdadega ja võitlustega, isegi kui sõdadeks võib-olla seda tegevust ei nimetatud, notiti maha siin kohalikke inimsuguharusid ja meie siin maa elanikke, kuna notiti siin 100 ja 1000 aastaid võib-olla. Eks seda tehti ka mujal, aga see on imelik, et need notijad siis nüüd oma nii-öelda kultuuri on pannud meile püsti üle maa, eks ole. No maakohtades ja linnadesse, no eks te võite näha, keda see teema üldse huvitab, eks ju, kas on huvilisi, jah. Aga keda see teema huvitab, te võite ju seda kergesti leida, et mis tegelikult toimub paigas nimega Eestimaa. Mis siin toimub? Keda siin meeles peetakse, keda siin austatakse, kellest räägitakse, kellest eeskuju võetakse ja kellele ka toetutakse oma tänapäevastes tegemistes 21. sajandi algul. Nagu täna näiteks siin Rebala muuseumi juures. Ja mina olen Mati, kes puhus seda juttu. Nõrk põhjatuuleke lubas öökülma täna ööse. Vaevalt, et siin mere äärest seda päris öökülma tuleb, aga lubati. Muidu on erakordselt ilus ilm on olnud. 3 nädalat väikest järjest, 3 nädalat järjest on olnud päikest. Iga päev. Ma ei mäletagi sellist ilma. Sellist kevadet, sellist maikuud. 7. maist, kui keeras soojaks, enne seda oli juba päike. Täna on 31. mai. 7. maist, kui läks soojemaks ja siis oligi päikeseline kogu aeg ja vihma ei ole. Aga selline see ilmkord on, et ootamatusi, kindlasti sellel sajandil erakordne, mida varem ei ole olnud. Kus 3 nädalat jutti iga päev paistab päike üle kogu Eesti ja pilve raasukesigi ei ole taevas näha. No palju siin pilvi näete praegu taevas? Mõned rästad lendavad, mõned linnud võite näha. Päike laskub, eks ole. Kus on need pilved? Mina ei näe ühtegi pilvi. No vaat, selline sai lugu siis. Juba 10 minutit pikk, võib-olla rohkemgi. Aga no võib-olla oli seda väärt natukene meenutada kõndides siin selle maa elanike tegevusjälgede ümber.